Tere, täna räägime siis poliitika estetiseerimisest ehk poliitikast kui kunstist, sest massiteaduses on poliitika midagi üsna sellist räpast ja tüütut ja hambad risti võitlevat. Kuid nüüd, kus ka Eestis on aktualiseerimas kuninga arhetüüp, on aeg hakata rääkima uut tüüpi poliitikast, mida hakkavad tegema uut tüüpi inimesed. Ma ei mõtle selle uut tüüpi inimeste all loomulikult mitte uut normaalsust. Teatavasti neojungiaanlikus psühholoogias eristatakse mitmeid arhetüüpe, millest tähtsamad on siis armastaja, maag ja sõdalane. Võib veel tuua ürgmees, kurvameelne mees ja nii edasi. Ja nüüd kuninga arhetüüp on see, mis need kõik nagu ühendab üheks võimsaks tervikuks. Kuninga arhetüüpi väljendab näiteks kuningas Arturi ümarlaud, kus tegemist pole mitte nii-öelda kehastunud kuningaga, vaid kuninga arhetüübiga, mis siis koondab kokku või tõmbab kokku selle rüütelkonna või aristokraatia, ehk siis ühiskonna kõige teadlikum osa, kes on siis saavutanud teatud individuatsiooni, teatud isesuse, teatud individuaalsuse tasandi. Igor Mang on öelnud, et parteid on mandunud ordud ja tõepoolest sellised mandunud ordud on siis aastakümneid ja võib-olla isegi sajandi jagu siin juba toiminud meile teadaolevas kultuuris. Kuid arengupsühholoogiliselt vaadates, kui adeptid saavutavad teatud teaduse tasandi, mille sellitööks on siis varju integreerimine ja meistritööks siis vastassoo arhetüübi integreerimine, et meil tekib nagu terviklik mina, et see anima ja animus siis nagu integreeritakse, mis muidu oli nagu alateadvuses, meestel on alateadvus naisarhetüüp ja naistel siis meesarhetüüp. Tekib terviklik mina, mida võid nimetada siis ka integraalseks minaks genvõlberlikult. Ja selline integraalne mina omandab uue võime lisaks loovale mõtlemisele. Sest praegu, kui me vaatame Eesti ühiskonda, siis meil on väga mitmeid, väga väljapaistvaid, loovaid tegijaid, kelle taga on kas siis mingisugused võimsad infoportaalid või liikumised. Aga nad soleerivad. Me oleme ikka veel soleerimise ajastus. See ei ole veel kuninga arhetüüp. See on veel eraldunud erinevad arhetüüpid, kes on sõjakam, kes rõhutab armastust, kes tegeleb maagiaga, ehk siis näiteks suurte ühis- või üksikmeditatsioonidega, kes kutsub üles individuaalselt ennast arendama ja nii edasi. Kaasajal, kui me räägime uuest poliitikast, siis seda saavad luua ainult inimesed, kes on ennast individuaalselt piisavalt arendanud, kes on saavutanud siis ideaalis siis selle integraalse tasandi. Ja selle integraalse tasandiga kaasub üks uus võime. Kui me seni olime individuaalsed loojad, nii-öelda sooloesinejad, siis nüüd saavad meist ühisloojad ja me omandame dialoogi võime. Dialoog on ühisloome põhivorm, mis sünnitab sünergiat. Sünergia on omamoodi ime. Ta toob tundmatusest tuntusse või teadaolevasse erakordseid taipamisi ja seoseid, mida üksi mõeldes mitte kunagi ei oleks võib-olla nii kiiresti saavutanud. Nii et see on imede tulevärk, see on ideede pidusöök. Kunagi Jan Kaus ütles, et sõnade pidusöök, siis parafraseerides uus poliitika on ideede
pidusöök. Nüüd tegelikult poliitika estetiseerimist soovitas juba Herbert Marcuse, kes oli siis Frankfurdi koolkonna, neomarksistliku koolkonna üks tuntumaid teoreetikuid Erich Frommi ja Adorno kõrval. Hiljem on Tõnis Mägi küll kritiseerinud Marcuset ka tema muude ideede pärast, mis teenivad justkui vastupidist suunda, nimelt vähemuste vastandamist enamustele kui strateegiat ja taktikat. Kuid poliitika estetiseerimine Marcuse suust oli ajendatud ilmselt sellisest vaistlikust tunnetusest, et inimene saab kasvada ja muutuda mänguliseks, nii nagu maailm on täiuslikumal tasandil, terviklikumal tasandil Jumala tants või mäng, see liila või leila, nii ka poliitika muutub omamoodi mänguks, loominguliseks mänguks. Ja selline poliitika on minu jaoks ka kõige võimsam vaimne praktika üldse kaasaja maailmas. Vissarion on öelnud, et just mehe ja naise lähisuhe on kaasaja maailmas see, mis kõige kiiremini viib valgustumiseni. Ma ütleks, et poliitika on veel võimsam. Kui erakonnast või parteist kujuneb ordu ehk vaimne vennaskond, ehk see rüütelkond, see aadelkond, see aristokraatia, siis kui koos on mitte 2 või 3, vaid 10 või 20 individuaalsust, kes tegelikult on välja arendanud oma erivõimekuse, kes sisuliselt on geeniused omas valdkonnas ja kes nüüd nagu komplementaarselt hakkavad üksteist täiendama, siis seda tulevärki on väga raske tavapoliitika valgusel ja massiteaduse tasandil ettegi kujutada. See on nii-öelda imede ime. Ja võt see imede ime hakkab sündima siis, kui ühiskonna uutes eliitides hakkab esile tõusma kuninga arhetüüp, mis hakkab neid üksteisele lähendama ja integreerima. Kunagi protestantlik teoloog Harvey Cox ütles, et maailma suudab päästa ainult müstiku ja revolutsionääri sulam. Kuid kui me vaatleme seda sama teesi nüüd Ken Wilberi arengupsühholoogia valgusel, siis on hõlvatud ainult 2 kvadranti 4. Müstik on siis sisemine, individuaalne valdkond, kus me tõesti arendame ennast, kus me kasvame ja taipame seesmiselt, kus me transformeerume ja töötame läbi uusi tasandeid. See on nii-öelda vasakpoolne ülemine kvadrant. Nüüd revolutsionäär on parempoolne alumne kvadrant, see on sotsiaal ja see on ühiskond. See on, kuidas me käitume kodanikuna. Nii et ühelt poolt me oleme siis nagu jõudnud väga integraalsete teaduse tasanditeni ja nüüd me rakendame seda ühiskonna reformeerimises ja uuendamises. Kuid on veel 2 kvadranti, nii kollektiivses kui ka individuaalses tasandis on kummaski veel 1 kvadrant, ehk siis individuaalne väline, see on meie käitumine. Siin me räägime karismast. Ilmuvad karismaatilised liidrid, kes lummavad kas siis laiemaid või kitsamaid masse oma sellise läbistava tunnetuse, mõtlemise ja väljendusoskusega, kes tavaliselt on ka suurepärased jutuvestjad, kes saavad viia enda järel masse. Me näeme, kuidas selliseid inimesi on ka Eesti ühiskonnas täna tekkinud. Ja peale selle on veel kollektiivne seesmine kvadrant, mis on meie ühised seesmised väärtused. See on kultuur. See tähendab, et me oleme ühtaegu veel lisaks müstikule, revolutsionäärile ja karismaatilisele eeskujule. Me oleme ka kultuuri ületajad, me oleme uue
kultuuri loojad. Kõik 4 kvadranti. Ken Wilber ütleb, et iga nähtust tuleks vaadelda kõigist 4 küljest. Alles siis on see nägemus terviklik ja kui me toimime kõigis 4 kvadrandis üheaegselt, vastavalt oma võimetele üksteist täiendades, siis me toimime integraalselt ehk terviklikult ja me suudame teha imesid, mida varem pole nähtud. Ma pean silmas siin sotsiaalseid imesid. Ühiskond võib hakata uuenema, kui on tekkinud selline uus kese ülevalt alla. Ja siin ei ole tegemist enam võimuhierarhiatega, mille postmodern üle parda heitis. Siin on tegemist kasvuhierarhiatega, kus loomulik autoriteet, kus Sofia, tarkuse jumalanna nii-öelda, tõuseb esile ja lööb särama. Terviklikkuse juurde kuuluvad mitte 4 kvadranti, ma siin kordan juba mõnda eelmist videoloengut, vaid ka kõik arengutasandid, kõik püsiteadvuse struktuurid, mida on kas siis olenevalt diferentseerimise astmest, Ken Wilberil näiteks 5 erinevat astet, jah. Seal on siis arhailine, maagiline, müütiline, ratsionaalloogiline, postmodernne ja integraalne. Kuid tal on ka peenemaid holarhiaid, 13 astmelisi mäletamisi. Samas on rakendatud kõik arenguliinid. Meil on 20 erinevat arenguliini, mida saab taandada 3 põhilisele väärtusele. See on siis ilu, tõde ja hüve või headus või armastus. Need 20 arenguliini saab taandada nendel 3. Et ka need on välja arenenud. Me oleme tundlikud ilu suhtes, esteetiliselt tundlikud, me oleme kõlbelised ja me oleme võimelised väljendama tõde ehk sügavaid seosed, mis äratavad inimesi, mis läbistavad nende loore nii-öelda ja äratavad neid. Ja kõik tüpoloogiad, mida me tunneme, alates ennustuskunstidest, astroloogiast ja nii edasi, kuni kaasa teaduslike tüpoloogiateni. Minu nägemus poliitikast on olnud juba varemalt 3-kojaline, selline üleminekuperiood, et parlamendis võiks olla 3 koda. Kõige alumisem koda oleks siis poliitilised erakonnad, kes on end tänaseks nii-öelda täis teinud oma vana poliitikaga, oma madala arengupsühholoogilise tasandiga, lähtudes hirmust, ahnusest ja teistest nii-öelda ebaküpse ego tasanditest. Siis keskkoda või ülemkoda võiks olla siis kodaniku liikumistel, mis ajavad nii-öelda rohujuure tasandilt alates alt üles õiget asja. Aga peale selle võiks olla veel 3. tarkade koda, kes siis justkui asendaks praegust õiguskantslerit ja presidenti, kes jälgiks mitte ainult põhiseaduse järgimist, vaid ka kõrgeima kõlbelise, eetilise, moraalse agenda järgimist, kes asendaks või dubleeriks siis ka kohtuinstitutsiooni selle kõrgemal tasandil. Need on siis vanad targad mehed ja naised, keda rahvas on valinud ja kes teevad siis dialoogilist koostööd ja kes kehastavad selle ühiskonna elutarkust, milleni siis kõik elu jooksul võiksid jõuda, kes veenavad, kes kütkestavad sellega rahvust tervikuna. Meil on seda raske mõista tänasel päeval, sest meil on sellised inimesi, aga nad on nagu varjus. Nad ei ole peavoolus, nad ei ole esil, nad ei ole poliitikas, aga nad on olemas. Nüüd uues poliitikas nad tõusevad esile ja täidavad oma väga suurt ja viljakat missiooni. Viimastel aegadel siin mõningad ka uued erakonnad on toonud esile siis
sellise valimissüsteemi, mis toimib siis alt üles, et külade tasandil valitakse siis külavanemad valivad siis vallavalitsuse, vallavalitsuste esindajad valivad siis maakonna ja maakonna esindajad siis riigi või ühiskonna nii-öelda parlamendi. Ja loomulikult kõik need tasandid vastutavad oma valijate eest, on alati tagasi kutsutavad vajadusel, kui teatud arv valijaid leiab, et nad ei täida lootusi ja nii edasi. Ja loomulikult selline erakond on ainult selleks, et viia läbi kultuurirevolutsioon, viia läbi rahvavalgustuslik aktsioon, mille kestel alates noortest põlvkondadest hakkab massiliselt võrsuma individuaalsusi, kes ise on võimelised nii-öelda ise organiseeruvalt juhtima ennast ja üksteist ja ühist nii-öelda kogukondlikku, ühiskondlikku olu, kus enam ei ole vaja poliitilisi hierarhiaid, kas või kasvuholarhiaid, nagu ma rääkisin, vaid inimesed on selle võrra teadlikud, tekivad kogukondlikud konföderatsioonid, näiteks Šveitsis, nagu nad on olnud juba siin aastakümneid ja rohkemgi, mis siis ise tulevad toime, ise majandades erinevatel tasanditel, ise juhtides ja tuues nii-öelda taevariigi maa peale. Tänases põrgus see tundub natuke muidugi utoopiline, kuid inimareng, inimpotentsiaali esiletõus on midagi väga reaalset. Ja kui selline inimpotentsiaal hakkab ühinema ja sünergiliselt koos looma, siis ma kordan, hakkavad sündima sotsiaalsed, mitte ainult kunstilised, kultuurilised, individuaalsed, vaid sotsiaalsed imed, mida me varem võib-olla uneski ei ole näinud. Ja selline poliitika on siis esteetiline poliitika, sest minu jaoks on ilukategooria on kõige fundamentaalsem kategooria, millest sünnib omakorda armastus, millest sünnib omakorda tõde ja teised nii-öelda sekundaarsemad väärtused. Siis see poliitika on kütkestav, see on võluv, see on kunst, mida teevad selle ala meistrid, kuni üha laiem ühiskond üha laiemalt saavutab seda meisterlikkust. See on ühtaegu inimpotentsiaali õitsele puhkemine, kus kõigis saavad meistrid ja suurmeistrid omas valdkonnas, kõigis saavad geeniused. Ja kus pääsevad valla seni nii-öelda kasutusel mitte olnud kasutusest kõrvaldatud imelised tehnoloogiad erinevates valdkondades. Nii et kehaline eksistents muutub millekski väga kergeks ja õnnistatuks. Ja inimolendid saavad täielikult pühenduda ühisloovusele ja selle elu sügavale nautimisele, nagu ta algselt võib-olla oli loodud, enne kui see võimalus varastati, võib ka nii öelda, ja algas allakäik. Nii et see oli minu tänane sõnum, mõelgem selle üle, mõelgem sellele kuninga arhetüübile, nähkem, kuidas see on sündimas ja võrsumas ja laienemas ja nähtavale ilmumas. Selles mõttes me elame täna imelisel ajal, kuigi teisest küljest on see kõige põrgulikum aeg, mida me oleme võib-olla inimkonnana kogenud. Sellega ma lõpetaksin. Head ööd teile ja jälle kohtumiseni mõnes järgmises videos.